Mul on väga hea meel, et me ikkagi saame veel füüsiliselt ühte tuppa kokku tulla ja väga hea meel, et te hoiate distantsi nii, et on näha kohe. Minu nimi on Hille Insberg, ma olen ühingust Open Knowledge Estonia. Juhatan seda päeva siin täna koos oma kolleegiga samast ühingust. Sille Sepp on siin aia taga ja vahendame ka teie küsimusi nii saalist kui Zoomi osalejaskonna hulgast. See üritus, see foorum, avaandmete foorum toimub juba 3. aastat. Nii et usun, et mäletate ka neid eelmisi, see on ikka läinud sama mustriga, et Open Knowledge kui mittetulundusühing on partner Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Riigi Infosüsteemi Ametile ja nii me siis kolmekesi koostöös seda asja siin teile pakume. Suur tänu ka Publiconile, kes on tänase päeva tehniline korraldaja. Tahan veel seda öelda, et Open Knowledge ise on 4-aastane, vaatasin järgi, ja mida me oleme teinud siis selle aja jooksul, on toetanud arengut andmete avamisel, andmete kvaliteedi tõusul ja kõige selle hea, mis avalik sektor toodab, jõudmisel edasi ühiskonda. Edusamme saate vaadata muuhulgas näiteks loomulikult avaandmete portaalist, mis on sinna ilmunud mitmete andmekogude ja rakenduste näol, mida Majandus-Kommunikatsiooniministeerium on arendamas edasi ja te kuulete sellest täna hiljem veel. Ja saate jälgida loomulikult ka sotsiaalmeedia kaudu meie Openness Data grupis arengud, mis on, ma ütleksin, pöördelised olnud nende 3 aasta jooksul, kui see partnerlus on aset leidnud. Nüüd ma tahan teid kutsuda kõigepealt kaasa lööma selle tänase päevaga ja selleks me teeme läbi loomulikult väiksed harjutused. Et kaasarääkimine on võimalik Mentimeeteri kaudu ja te näete praegu siin enda ees koodi, mis tuleb siis vastaval veebisaidil sisse lüüa, et ühineda tänase päeva selle konkreetse üritusega. Julgustan teid väga seda tegema. Miks? Sellepärast, et mitte ühtegi mikrofoniga ringi käivat inimest siia saali ei teki. Kõik küsimused, kommentaarid, mida te tahate kas esitada esinejatele või nii-öelda avaldada oma arvamust, seisukohta, vaimustust, siis kõik käib selle sama keskkonna kaudu. Ja juba on vist esimene küsimus ette tulemas ja ära vastatud. Kui mitte veel, siis võtke hetk aega ja andke oma nobedate näppude voorus siis sellele vastused. Ma arvan, et me anname selleks umbes 10 sekundit veel. Ja vaatame, kuidas tekib. Väga raske seda valikut teha ei ole, sellepärast ka lühike aeg. Nii, aga pisut tuleb veel. Ja siis näeme ka, kes meid Zoomi vahendusel, kui palju neid inimesi on, kes jälgivad. Kas kõik läks käima? Ei ole mingeid tehnilisi probleeme, ühendus on meil väga hea ja siin on ka esimese küsimuse pilt. Nii, täitsa selline 2-1 suhe. Võtame järgmise küsimuse, see on natukene teist tüüpi, võib-olla nõuab natukene on komplitseeritum, igal juhul on siin tervelt 4 küsimust, vaadake, mis valiku te saate teha. Väga tore, siin on selline emotsioonide jagamine, sest kuna distantsi tuleb hoida ja kedagi nügida ja sosistada ei saa, siis paneme selle kirja virtuaalselt. Ja hoiame veel umbes 20 sekundit lahti. Väga tore on näha, et teil on arusaam tänase foorumi programmist olemas, sest ei hakka seda siin üle käima, on kirjalikult, on veebis, on paberi peal ja alati tuletan ka meelde, kes tuleb järgmisena ette kandma. Tore on näha, et avaandmete foorumil osalejaid on ka neid, kes on esmakordselt.
ja viimases küsimuses julgustan olema pisut vapram julgustan olema, aga jätan täiesti teie enda otsuse teha. Ja viimane, jälle natukene teistmoodi küsimustik ja teistmoodi tagasiside. Pange sinna ühe sõnaga, üks märksõna, mida te tänased päevalt ootate. Ei ole vaja narratiivi, ei ole vaja graafikut teha, ei ole vaja rakendust ehitada selle ajaga, väga vähe on aega, 30 sekundit, ja vaatame, mis pilt sellest tuleb. No vot, ikkagi tuleb selline korrektne tabel, mitte mingisugune hägune sõnapilv. Ja usun, et saame tõesti siit esiteks jagada infot, seda kuulata, ise pakkuda ka nende Mentimeeteri kommentaaride kaudu. Ahah, kood on üleval, jookseb. Ja teadmisi ja lahendusi ja ideid täitsa usutavasti, et tänase päeva jooksul koguneb. Ja ülevaade, et andmete kasutamisest tuleb, on lubatud välja ja kindlasti tuleb, et nagu te aimata võite, ei ole võimalik ühe päeva jooksul neid kõike esitleda küll, aga julgustan teid vaatama ka ekraane, kui te lähete pausidele. Mis seal toimub, ekraanidel jookseb läbi lõige nendest rakendustest, mis on viimaste aastate jooksul kogunenud just nimelt ka opendata.riik.ee väravasse, või siis on nii-öelda alles värskelt välja ilmunud, ei ole sinna veel lisandunud, aga teavitame teid siis nendest rakendustest ka. Ja usun, et võime selle küsitluse nüüd kinni panna ja mul on väga hea meel anda tervituseks sõna üle Mr. CIO-le, kes on Siim Sikkut, eesti keeles öelduna siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi side- ja infoühiskonna asekantsler. Ma tuletan meelde, Siim, et sa oled öelnud muuhulgas avalikkuses ka sellise lause. Riik on kõnekrati käskluse kaugusel. Et palun selgita nüüd, kuidas see nii saaks olema. Ole hea. Hea meel siin taaskordselt avaandmete foorumi avada. Hea meel, ühesõnaga, ikkagi on hea meel ja eriti selle, et Mikke töötab. Aga ühesõnaga viimase paari aastaga jah, et just, et ühelt poolt nagu Okke abiga ja aitäh nagu teie poolt, et ja Ille, Sille ja kes seal kõik veel abiks on olnud. Ja teiselt poolt nagu meie enda poolt ka muidugi Oti vedamisel, keda ma usun tunnete või tundma saate, et kes on siis riigis nagu andmete teema pealik, et seda hoogu on kogunenud. Aga loomulikult aga lõpuks selle asi tähetas, et tavaandmete valdkond vajab neid, kes andmeid avaldaksid ja seda hästi teeksid ja ikka kasutaksid, ehk siis nagu kõik teie ja kes ka nii siin saalis olete kui ka võib-olla virtuaalkanalis, et aitäh selle pingutuse eest. See on meil näha väga moodi. Näeme seda selles, et andmestik on juurde tulnud, eks ole, avaandmete portaali ja selle kaudu liituks. Näeme seda, et taaskasutust on tulnud juurde. Alati näeme ka seda, eks ole, et kõige näol kuskil rahvusvahelistes võrdlustes see Eesti positsioon paraneb, aga see pole küll eesmärk omaette, lihtsalt see on nagu näitaja veegad, et pingutus on nagu ka suhteliselt intensiivne. Mida me oleme tänaseks, kindlasti õppeteekond, see ei ole nii, et kõik on neid hästi läinud, et me oleme selle käigus palju õppinud, kuidas seda avaandmete asja teha ka üha paremini. Ja ta on olnud õppeteekond ka selles mõttes, et me selgelt näeme ka jätkuvaid väljakutseid, et väljakutsed, mis ma arvan, mille ühendine koondnimetaja, millest ka täna palju juttu nagu on avaandmete siis nagu kvaliteet ja süsteemne tegevus. Loomulikud kasvuraskused selles mõttes, et nagu ikka, et kui teed, siis nagu õpidki, kuidas paremini teha. Aga just näiteks, et andmed, et nad oleksid nagu vastaksid standarditele, millega ta lihtsamini kasutatavad, ühendatavad muud taolist, mis on rahvusvaheliselt levinud. Et andmekirjeldused oleks paigas, et ka vastavalt viidatud näiteks teabeväravas, kõige sellega meil päris palju veel tööd teha. Ja see on okei, aga me peame seda tööd tegema. Et kas sa tahad rohkem käsi mikri? Ma võin rääkida siin ka ilma, aga internetikanalisse. Ühesõnaga, et jah, et me peamegi tegema tegelikult ka seda avaandmete asja nagu ongi nagu üha paremini ja selles mõttes, et see on nagu loomulik, see on nagu kasvuraskus, eks ole. Aga et seda paremini teha, siis jätkuvalt nagu Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt, kes me oleme digiriigi eestvedaja, me ka selleks omakorda samme ühe järgmisi kavandame.
tänase päevaks peamisi selliseid, ma arvan, nagu võib-olla pisikesi uudisnupukesi on nii, olen seas. Aitäh. Tänase päeva üks peamisi uudisnupukesi on see, et tegelikult me oleme siin ka omalt poolt pannud mõtteid lauda, partneritega rääkinud, erinevate pooltega rääkinud, pannud, ma võiks öelda, tegevuskava järgmise 2 aasta peale, kuidas me toetame seda, et kvaliteet kasvaks, kuidas me toetame seda, et tegevus saaks süsteemseks ja just nimelt toetame, ehk et nagu aitamegi ongi andmeid paremini avada, aitame andmeid paremini taaskasutada, eks ole. Ott pärast, ma saan aru, väikest pausi räägib palju nagu lähemalt siis, et mis see tegevuskava sisu on ja kuidas selles mõttes edasi minna. Aga tahe on minna ja väga selgelt, et võib-olla siin tasub üle korrata, et miks me seda pusime nii palju ja miks me selle oleme võtnud nagu viimase paari aastaga kilbile. Et ühelt poolt ma loodan, et me peab selles mõttes nagu pikalt kaugelt ka teooriast pihta hakkama, mis kõik potentsiaalset kasu võiks avaandmed tuua, alates uutest teenustest ja rohkem läbipaistvusest ja nii edasi. Et ma arvan, et me oleme ka väga eluliselt näinud, mis kasu avaandmed tuua saavad. Mõtleme kas või sellele aastale, selle aasta koroonakriisile, kus oli järsku, eks ole, väga suur vajadus, ka nagu avalikus huvi saada tegelikult ikkagi pilti, kuidas siis selle pagana viirusega läheb, kuidas nakatumistega on ja seda ka näiteks visuaalselt arusaadavalt kätte. Riik siin jäi alguses hätta, aga kuna andmed olid olemas, siis ongi nagu, et entusiastide ja abil see tegelikult kiiresti ka lahenduse koroonakraadi näol, kuni see kestis, eks. Ehk et seda kasu on mitmesugust. Aga mis veel, et mida ma rõhutaks kõige rohkem võib-olla nagu enda vaates, et just nagu riigi selline, sa ütlesid CEO-na, aga ka MKM nagu digiriigi eestvedaja poolt, et on 2 väga olulist kasu, mida me lootsime ja mida me näeme. Esiteks, avaandmed on krattide või siis tehisintellekti rakenduste toormaterjal. Me näeme juba täna mitmeid väga kasulikke tehisintellekti rakendusi, mida luuakse nii avaliku sektoris või avaliku sektori heaks kui ka erasektoris avaandmete pealt. On need nagu näiteks nagu Satikas, mis on siis meie üks tänaseks võib kuulsamaid kratirakendusi, satelliidipiltide pealt, mis on avaandmed, on ja põllumajandustoetuste sihtpärase kasutamise tuvastamine. On see näiteks nagu jääseire või üleujutuste tuvastamine või metsalageraie vaatlus või muud taolist. See kõik loodud selle pärast ja selle pealt võimalikult, et on olnud avaandmed, millega masinaid treenida, siis midagi kasulikku tuvastama, toetama, aitama, mingit infot nagu andma. Ja avaandmeid pealt ega krattid ainult nagu riigisektoris või riigihüvangust, nagu ma ütlesin, et ka erasektoris samamoodi ja muuhulgas ka meie avaandmeid kasutavad maailma suured. See ei ole ainult siis nagu Eesti enda nagu teenuste pärusmaa, et on need nagu Google'id, Microsoftid nii edasi, ja nemad lõpuks selle pealt ehitavad paremat teenust muuhulgas inimestele Eestis, ettevõtjale Eestis, eks ole. Ehk et jah, tehisintellekti võimaldamine, tehisintellekt on asi, mida me oleme seadnud nagu Eestis selliseks nagu strateegiliseks väljakutseks või sihiks, et see võimaldab Eesti riigis teha olulise hüppe edasi, näiteks efektiivsus, aga näiteks ka nagu kodanikuga suhtlemises. Ja see viibki mu nagu teise nagu valdkonna, mida on hea meel näha ja oluline rõhutada ja mis on väga tihedalt tehisintellektiga seotud, on keeletehnoloogia. Ja keeletehnoloogia just nimelt sellepärast, et keeletehnoloogia abil on enam-vähem ainuke šanss, et eesti keel elab ka digimaailmas edasi ja on kasutusel ja areneb digimaailmas edasi. Keeletehnoloogia siis, eks ole, nagu rakendused selleks, et kuidas saaks kõnekeeles ka teenuseid kasutada, mis tahes seadmete abil suhelda või ka nagu tekstilist tööd teha nagu palju tõhusamalt, efektiivsemalt, et neid näiteid on ju palju. Neid rakendusi tuleb peale ja need rakendused omakorda toetavad sellele, et on all andmeid, avaandmeid, mille põhjalt masinaid treenida. Näiteks nagu paremat teksti kokkuvõtet kõnekeelest tegema, mitmed sellised transkriptsiooni nagu lahendusi on tulnud või tulemas, aga ka kõnesünteesi, muud taolist. Ehk et see on oluline suund, ilmselt Eesti riigi jaoks juba põhiseadusest lähtudes, eks ole, aga teistpidi ka selle jaoks, et taaskord võimaldada meil teenused viia kodaniku jaoks järgmise tasemele. Näiteks oleme vedamas eest sellist koond- või hellitusnimega programmi nagu Bürokratt, mille mõte on see, et tegelikult edaspidi täpselt, nagu sa mulle väljakutse andsid, riik peaks olema kõnekrati kaugusel. Telefoniga kõnekeeles suheldes, mis tahes telefon sul on, näiteks on see külmik või on see auto, vahet pole, sa saad riigiteenustest info kätte või ka riigiteenuse kasutatud. Et see oleks võimalik, tuleb päris palju auru panna sinna, et see vastav keeletehnoloogia rakendused oleks olemas. Ja need sünnivad, kui meil on avaandmed, mille pealt neid rakendusi ehitada ja treenida. Nii et avaandmetest kasu me jah, näeme ja just nimelt selleks, et ka see helge tulevik saaks tulla, seda on. Ja mis ma tahan selle just toonitada, et meil on kindlasti väljakutseid, mis ei ole ainult nagu töisel tasandil, et meil, mis majandusministeeriumi poolt vaatame, et kindlasti on väljakutseks see, kuidas tulla toime sellise vahel tekkiva survega, et andmed, mis võiks olla avatud, panna privaatsuse kaitse nimel kinni või näiteks panna nagu kas või nagu tasu alla,
Ja mille kohta ma tahan siin nagu öelda, et arusaadav instinkt, aga me peame selle vastu seisma. Ja just nimelt sellepärast, et meil on nii palju rohkem võita sellest avatusest. Ja teine asi, sageli see tahe, kas privaatsuse kaitseks või muud, me saame neid lahendada, saame seesama tehnoloogia abil oluliselt paremini ja teistmoodi andmeid samas sulgemata. Ehk et pigem mõtleme just nimelt koos, kuidas saaks. Aga et mõtted liiga laiali läheks, ma tegelikult võtakski kokku, et põnev programm ootab täna ees, et ma tõesti loodan, et siit tuleb ja usun, et siit tuleb teadmisi ja infot ja juurde. Siin on palju näiteid, kuidas just nimelt avaandmed toovad juba täna reaalset kasu, on näiteid, kuidas kasu saab tuua ja räägime ka tõesti sellest, kuidas seda ongi nagu süsteemset tegevust ja kvaliteeti tagada. Aitäh teile kõigile, kes te pidevalt pusite riigi poole pealt selle kallal, et andmed oleks lahti. Aitäh neile, kes nagu erasektorist, kolmandast sektorist sellega kaasa aitavad ja omakorda nagu ongi rakendusi peale ehitavad. Jõudu kõigeks selleks. Ja kui me saame veegalt midagi teha üha paremini, räägime, teeme ja ehitame edasi. Aitäh!